kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Müstik Merlia siin ja täna siis meil on 12. episood teisest hooajast ja me täna räägime, miks asjad ei tule meelde. Ma juba Millest, unustasin selle ära. millest me pidime rääkima? Me pidime rääkima sellest, et ei tule meelde. Just sellest räägimegi täna, kuidas asjad ununevad ära ja ei tule meelde ja miks see juhtub. Mhm. Jah, tundub, mulle tundub see, et need asjad, kus meil on inspiratsioon, enda mingi väga suur soov, need ikka ei lähe naljalt meelest ära. Noh, et näiteks, et ma tahan midagi põnevat teha, siis ma ootan juba, kas see on juba homme, kas see on juba millal see on ikka täpselt. See nagu ei lähe meelest ära. Aga mis kipuvad meelest ära minema, on see, mis on natuke tüütu või raske või midagi Ebamugav. ebamugav. See oli täna või see on täna õige, nagu süsteem nagu tõrgub nagu selle info nii-öelda töötlemist või selle tegevusega tegelemist. Ja siis arutamegi seda täna, miks see siis nii on, et miks me unustame asju või miks meil ei tule meelde osad asjad, isegi kui need on justkui sellised asjad, mida me oleme tahtnud, et oleks meil meeles või mida me oleme tahtnud, et meil meelde tuleks. Mhm. Sul on endal selliseid kogemusi, värskeid kogemusi sellega? Mul on sellega palju kogemusi. Ja kõige värskem kogemus on see, et täna ununes ära, et me leppisime kokku, et me teeme peegelduste salvestust. See on kõige värskem, aga Ja miks see mm, on selles mõttes huvitav, et mulle et jah, tegelikult meeldib seda teha. et sa jagad seda, et ühelt poolt võib öelda, et sulle meeldib seda teha, samas see pole esimene kord, kus see on sul meelest ära läinud. Siis midagi kordub siin, mingi muster kordub, et ühelt poolt sa nagu tahad, see on su teadlik taotlus, et me teeme podcast'i ja regulaarselt salvestame ja samas see tuleb justkui nagu iga nädal üllatusena, et see on täna või nagu mingi osa nagu tõrjuks seda, et see saaks teoks. Et kas me oleme sellel teemal ka sessiooni teinud? Mul praegu ei tule meelde. Ei mäleta. Praegu tõesti ei tule meelde, Ei et tule oleks. meelde. Ju siis ei ole, Või aga siis tuleb veel teha, et me oleme näha teinud on. vaata edasilükkamise teemadel. Mhm. Oleme teinud võib-olla, et ma noh, et asju, mida ma tegelikult tahan teha, et miks ma edasi lükkan, aga see täna läheks natukene teise kandi pealt. Et miks me mõnikord mõned olulised asjad ära unustame, et noh, see on arusaadav ja loogiline, kui see on tüütu ja sulle tegelikult see ei meeldi ja kuskilt on tulnud mujalt, kellegi teise poolt on tulnud mingi kohustus. Noh, näiteks nagu koolis väga tihti tuleb, et õpetaja annab kohustuse ja siis sa pead seda meeles pidama. Aga kui on veel niimoodi, et on miski, mida sa tegelikult oled nagu ise loonud, ma teen seda, ma tahan seda teha, et Jah. ja Et siis unustad, õpetaja käskinud ju meil seda podcast'i tegema hakata. mitte keegi pole seda käskinud. Et mis siis seal nagu varjus on? Mhm. See on Et mis nagu, hirmud seal on? No me näeme seda enda sessioonidest, teiste inimeste sessioonidest, et need on mitmekihilised, need hirmud. Seal võib palju asju olla, mitte nii, et noh, seal võib olla muidugi mingi juurpõhjus või mingi suur baasiline põhjus. Aga sageli on seal neid harusid palju. Ja päris huvitav oleks nüüd, kuna see nii värske asi oli just vahetult enne sessiooni või noh, ütleme vahetult enne seda salvestust nagu tuli meil nagu arutlusele, et noh, millest me täna räägime. Ja siis, et täna, see tuli nagu niimoodi, siis okei, räägime siis sellest, et miks meil asjad meelde ei tule, mis me tahaks, et meelde tuleks. Et see, noh, minu jaoks näitab see seda, et noh, seal on nagu vastuolu, mis on hästi tihti inimestel nagu see vastuolu, et ma teadlikult tahan midagi, aga alateadvus on salvestanud sellise seose, et see, mida ma tahan,
on mingil kujul ohtlik mulle või halb mulle või nojah, ohtlik või põhimõtteliselt, et noh, seal on mingi, selle sees on mingi oht, mingi, kas jääda armastusest ilma või saada kriitikat või noh, ühesõnaga mingi oht seal sees on. Ja siis tekib nagu sellised vastassuunalised nagu liikumised. Minu teadlik meel, nii-öelda see, millega ma ärkvel olen, see sõnastab mingi eesmärgi. nii, me tahame podcast'i teha või et näe, vaata teised teevad podcast'i ja meil meeldib ka juttu rääkida. no aga teeme ka podcast'i, on ju, hakkan ka tegema, on ju. See on nagu teadlik taotlus. nii, ja siis on see, et alateadvus, okei, aga siis teised kuulevad sind või teised näevad või, aga mis nad sellest arvavad, mis sa seal räägid ja umbes, noh, ma ei tea, mis seal veel võivad olla, et siis sa oled ju oma näoga seal väljas ja mis nad siis sinu välimusest arvavad ja no mingi 1001 hirmu võib siis käima minna. Ühelt poolt teadlik taotlus on see, et ma tahan seda teha, see arendab mind, ma saan ise oma mõtted selgemaks, kui ma siin räägin ja me niikuinii räägime ja meile meeldib rääkida, et siis mitte seda salvestada, teistele ka jagada. Ja siis on alateadvus, kes jälle meenutab mingit hirme, et siis mina olen sageli toonud sellise võrdluse, et nagu autoga, et nagu esisilla vedu oleks nagu, et siis esimesed rattad nagu veavad ja siis samal ajal nagu käsipidur on peal, tagumised rattad on paigal. Esimesed rattad oleks nagu see teadlik taotlus, ma tahan seda teha, lähme edasi, ma tahan seda teha. Rattad veavad, on ju, käivad ringi ja tagumised rattad, ärme lähme, see on ohtlik tee, see on ohtlik tee, ärme sinna lähme. Ja siis on nii, et edasiliikumine on nagu raske, sest midagi hoiab nagu tagasi ja koha peal seista ka lõdvestunult ei saa, sest midagi veab edasi. Ja siis on nagu see koha peal, rattad käivad ringi ja suitseb, aga liikumine on nagu vaevaline selles kontekstis. Nojah, ja tihti ongi nii, et sessioonides on ka samamoodi välja tulnud, et noh, võib-olla see ei ole nii väga nüüd mäluga seotud, mis ma räägin, aga see, et ma tahan midagi teha, aga ma nagu ei saa midagi teha, et ma tahan ennast teostada, ma tahan oma ideid ellu viia, aga millegipärast ei saa. Aga nüüd, kui sa juba ära unustad, see on ilmselt juba emotsionaalsel tasandil võib-olla isegi nagu veidi sügavam teema, et noh, et kuskil on veel sügavamal alateadvuses midagi peidus, et see kaob ajust ära, see kaob või nagu nii-öelda teadlikust meelest ära, see kaob teadlikust meelest ära. Et nagu alateadvust tuleks nagu appi, et ma aitan sul selle ära unustada, siis sa ei lähe selle ohtliku asjaga tegelema, näiteks podcast'i salvestusega. Et siis ta tuleb nagu appi ja kaitseb meid, et noh, unustame selle teema ära, paneme talle kuhugi sahtlisse ja lähme eluga edasi. Aga nüüd seda ongi väga raske kätte seda, kuna ta on seal alateadvus kuskil niivõrd sügaval, sest et ta nagu ei ole ju, kui ma hakkan loogiliselt mõtlema, siis ta ei ole nagu mõistetav, arusaadav sealt kohast. Järelikult kuskil väga sügaval tasandil on midagi ja vaat sinna ei pääsegi teadliku meelega, et see on nagu, ta ongi varjus, et sinna põhimõtteliselt mina näiteks praegult, kui ma hakkan ise nagu mõtlema, et noh, et miks mul siis see ära ununeb, on ju. Mitte midagi ei saa kätte, et mul olekski siin konkreetselt sessiooni vaja, et siis saaks närvisüsteemi kaudu hakata liikuma, et kus kohas see iva on, sest mõttetasandil ma seda välja ei mõtle või noh, isegi hakkaks küsimustega nagu minema, et praegu ei oska nagu noh, mitte midagi ei tule nagu pähe, et isegi midagi küsida. Jah, et kui siis nüüd ütleme, kui see on näiteks lapsevanema ja lapse olukord, et noh, lapsevanem küsib, kuidas sa said selle jälle ära unustada, kuidas sa said? Noh, ma küsiks praegu sinu käest siis, et sa oled täiskasvanu, kuidas sa said selle jälle ära unustada? Sa ei oska ju midagi öelda selle peale, see lihtsalt juhtus. See ei olnud ju planeeritud, nagu ära unustamine, et kolmapäeval, 23. aprillil ma kavatsen seda mitte mäletada, seda asja. Mul on kalendris kirjas, et ma ei mäleta seda sellel päeval. Et noh, see lihtsalt juhtub, see nagu ei täiskasvanud ega lapsed, nad ei saa nagu seda juhtida. Et natuke märkmikud ja igasugused abiriistad saavad nagu aidata. Aga tõenäoliselt, kes rohkem ennast jälgivad või sisemaailma jälgivad või teadvustavad oma sisemaailma,
kes on sisemaailma teadvustajad, et siis nende puhul on see, et nad võib-olla märkavad, et noh, seda sisemist tõrget selles teemas. võib-olla ei oska kohe öelda, et noh, mis see on, aga märkavad, et kui ma mõtlen selle peale, mu seeski on nagu mingi, nagu kas tuleb mingi raskustunne või noh, mingi sealt nagu tekib sihuke noh, et midagi muutub, see lõdvestus ja rõõm või mingi sihuke ettevõtlikkus, see nagu vaikselt hajub ja sinna tuleb mingi sihuke raskustunne või mingi sihuke ebamugavustunne kuskilt nagu hakkab nagu pitsitama või nii-öelda, et ma pean millestki nagu läbi minema selle tegevusega seoses. Ja kui selline taju tekib, noh siis ilmselgelt on alateadvus seostanud selle asja millegi ebameeldivaga. Miks ta ei lase seda tegevust mäletada, miks ta ei lase seda tegevusega tegeleda. Ja huvitav, jah, ma mõtlengi näiteks, et noh, sinu puhul, et noh, praegu me ei hakka siin sessiooni tegema, kuigi teinekord me võiksin podcastis mõne näidissessiooni ka teha. tuli sama mõte praegu. et noh, lihtsalt huvitav teada, noh, et mis see siis on, et kas sinu alateadvus kardab, noh, me aimame avalikku midagi. tähelepanu võib-olla. No see annab märku juba, avalik tähelepanu annab märku, on ju. Ütle lihtsalt, ma olen avalikkusele nähtav. Ma olen avalikkusele nähtav. Siin tundub, et on midagi sees, kuigi sa ütled seda ladusalt nagu see no telediktor. ma püüdsin ka ikka, ma ikka natuke võtsin kokku. võtsid ennast kokku, jah? Jaa, et noh, tundub, et sellega on nagu mingit stressi. Ja siis, noh, see tundub alateadvusele ohtlik. Miks? Noh, siis tekib küsimus, miks tundub see ohtlik, on ju? Kui ma küsin sinu käest, et kas sa oskad arvata, miks see tundub sulle ohtlik olla avalikkusel nähtav? Mis sa vastaksid sellele praegu? Kuna ma olen natukene ju seda teemat juba uurinud, noh, et see ei tule esimest korda ülesse, siis mul ikkagi praegu esimesed mõtted lähevad mingitesse varasematesse eelmiste elude isegi ütleks kogemustesse, et kust see tuleb, et noh, et kui ma olen nagu avalikkuse ees nähtav ja ma siis räägin ja kõike, mida ma räägin, siis võib kuskil nii-öelda kasutada, noh, see on mingis, ma räägin oma hirmust, mida ma tean, eks ju, minu vastu kuidagi kasutada näiteks või et kuna mul on elus olnud ju see ka päris tugev see meeldida tahtmise muster, et ma oleksin nagu tubli inimene ja et inimesed arvaksid minust hästi, et siis kui ma äkki natukene, ma ei tea, vääratan või see, mis ma räägin, ei meeldi inimestele, et noh, et siis sealt tuleb mulle mingi tagasilöök kuidagi võib-olla, mida siis on raske nagu töödelda midagi. Ja ma praegu päris sügavalt avan iseenda nagu sellist haavatavat kohta. Ja, no, ma võin taustaks. Ühesõnaga sellepärast ma unustasingi ära selle täna. Et mul minu mingi selline 6. meel juba tundis ära, et okei, midagi täna avan endast midagi avalikkusele, mida ei tahaks avada võib-olla. No jaa, see, et me üldse saame seda podcasti teha, sellele on eelnenud eeltöö. Et meil mõlemal olid tõesti tugevad nagu vastupanud selle suhtes. Me tegime, ma arvan, mõlemale tegime sessiooni, et me saaks seda teha. Et siis mingis mõttes on see juba edulugu, et me oleme siin ja räägime. See on juba edulugu. Aga noh, tundub, et siin on veel seoseid, sest seda tehes, noh, me juba oleme teinud, teine hooaeg juba on ja, aga on näha, et mis siis, et teine hooaeg, alateadus ikka veel nagu otsib nagu põgenemisteed natuke sellest tegevusest, et me saame seda teha, me juba teeme seda. Ja me näeme seda tegelikult sessioonidest ka päris palju, et see, et inimene teeb oma elus midagi, ta võib-olla isegi teeb edukalt seda asja ja teised vaatavad, et ta on edukas selles asjas. See ei tähenda veel, et ta on lõdvestunud sellega võib käia päris palju pinget ja ärevust ja stressi kaasas, mida ta teeb. Näiteks, et keegi on edukas ettevõtja ja näiteks ja on rahaliselt edukas ja teised vaatavad, noh, mis tal viga on ja ta on ju rahaliselt, tal läheb nii hästi, et see valdkond on tal ju hästi tema elus ja
ta loob seal niimoodi kergelt ja niimoodi ja, ja siis sessioonidest tuleb hoopis midagi muud välja, et seal on just vastupidi, seal on suur stress, seal on suur sooritamise vajadus, mis on ühelt poolt justkui aidanud edu saavutada, aga teiselt poolt on suure pinge loonud ja ärevuse ja kui selle pealt nagu luua, selle energia pealt, see hakkab ühel hetkel, tundub, et see praktika näitab, et see hakkab tervise peale. Noh, muidu võiks ju luua, et noh, loome siis selle pinge pealt ja tekitame sellise pinge, et ma pean palju raha teenima ja siis see teeb mind rikkaks, sest siis ma teenin palju raha. aga ta hakkab tervise peale, ühel hetkel kuskil hakkab midagi jukerdama selle stressi tõttu. no ma arvan, et kindlasti on see, et kui sa harjutad midagi ja teed palju, siis see tegevus läheb veidikene nagu lihtsamaks, et noh, et näiteks kui ma õpin klaverit ja siis alguses toksin seal tan-tan-tan-tan-tan, aga siis ma olen juba 7 aastat klaverit harjutanud, on ju, siis mul on lihtne juba nagu sõrmed teevad ise juba pool tööd ära. Et ma tean, kunagi jälgisin ühte Youtuberit, kelle nimi oli Aaron Doughty, Doughty nagu kirjutatakse ja tema oli selline, kes, ta oli nagu lihtne kingamüüja, noor, minust noorem ja tema võttis eesmärgiks, ta hakkas siis käima mingisugustel sellistes vaimsetes ringides ja sai selliseid insight'e ja nagu taipamisi ja siis ta hakkas lihtsalt tegema selliseid Youtube'i videosid, kus ta siis jagas seda. ta pani endale eesmärgiks, et iga päev üks video, kusjuures need olid 20-30 minutilised. ja kui ta oli juba seda teinud, ma ei tea, no igatahes kindlalt üle aasta, võib-olla isegi veel rohkem, siis tal tekkis juba 364 postitust siis. jah, ja tal tekkis selline vilumus, et ta seal, ma mäletan, et noh, ta juba lihtsalt pani kaamera käima, tal oli mingid plekilised pluusid seljas, teda nagu mingid juuksed olid sassis, ta isegi ei hakanud ennast enam korda tegema, sest noh, iga päev sa teed mingi video, see on ju, see juba on noh, nagu elu osa, lihtsalt ahah, täna on siis see nagu hammaste pesu enam-vähem. ja kindlasti siis tekib iseenesest ka teatud määral mingi selline lõdvestumine selle asja osas, on ju, et sa ei jaksa enam põdeda noh, iga päev selle video tegemise pärast. aga kui palju ta nagu praegu ta juba käib inimeste ees rääkimas, noh, et on tal saali täis publikut ja siis ta räägib nii-öelda vaimsusest ja vaimsetest asjadest. et ma ei tea, mitu aastat ta nüüd on teinud, aga noh, ma saan aru, et tal on ikkagi juba tuhandeid videosid. et tema ei unustanud ära ühtegi päeva, noh. tal võttis ka selle nii kindla nagu sihi, et ma teen seda ja meil on ka tegelikult kindel siht. aga ma ei tea jah, mis kogemused tal ju seal all olid, et võib-olla tal ei olnud noh, ühesõnaga jah, seda ei oska nagu öelda. igalühel on see erinev, aga noh, mõtlen, et seal on nagu see, et jah, et tema ütles iga päev on ju, et see ongi nagu a la, nagu sa ütlesid, hammaste pesu või mingi asi on ju, et me ju teeme seda, me sööme iga päev niimoodi. noh, miks meie ka looming ei võiks olla selline, noh, ma teen seda, noh, lihtsalt see on minu päeva osa, noh, luua midagi või niimoodi. teha projekte, mida ma tahan teha, eks ole. jah, aga näha on, et siin need noh, sellised mitmekihilised segadused, noh, kas sa tõid välja nagu, et isegi võib-olla selle elus ei ole nagu selle elukogemuse segadust, noh. et on mingi informatsioon, mis tuleb justkui, mis ei olegi just nagu sinu elukogemus, et sa oled kuskilt saanud sellise info, kas siis, ma ei tea, kuidas keegi seda vaatab, et me saame kuskilt nagu kogu inimajaloost mingi info kätte või kust me saame selle, aga ühesõnaga, et midagi siis on sellist, mis ei lase nagu teha või sa pead nagu minema läbi raskused seda teha. isegi kui sa mõtled, et sa tahad seda teha või see kutsub sind ja mida sa muidu teed. me tegelikult räägime ju, mis siis me siin podcast'is nagu teistmoodi teeme. ainuke see asi, et siin on see veebikaamerad ja rekordnupp. põhimõtteliselt me räägime iga jumala päev ja mitte nii, et ma pean jälle rääkima selle Meriliga, vaid see on nagu nauditav tegevus ju tegelikult. ja siis fakt on see, et
meile mõlemale meeldib seda teha, rääkida omavahel ja rääkida sellistest teemadest, alateadvusest ja vaimsusest ja noh, nii-öelda, mida me oleme vaadelnud või järeldanud enda puhul, teiste puhul. Mis siin muutub siin kontekstis? Tegelikult sa ju naudid seda tegevust, on ju? ja muidugi. Et fakt on see, et sa naudid selle tegevust. Nii et siis ütleme selle avalikkuse tähelepanuga, noh, siis ma arvan, siin on nii, pole neid seda avalikkust väga palju neid siin vaatajaid meie kanalil ikka on. Et suht vähe et ja alati kardab midagi paaniliselt. Noh, nagu me oleks mingi staadioni kontserdil, tegelikult on siin võib-olla mõned sajad ainult neid, kes seda videot vaatavad, üldse näevad. Et see on nagu abstraktne hirm, see ei ole nagu justkui reaalne, on ju. Jah, muidugi. Aga no jah, no okei, praegult nüüd räägime ühest konkreetsest asjast, aga kui nüüd seda nüüd laiendada, et inimestel, vaata mõnedel ei unune kunagi ära, sest see on nende jaoks jälle nii suur, noh, surmahirm, et kui ta midagi ära unustab, et noh, teda enam üldse ei aktsepteerita siis. Nojah, see võib ka vastupidi olla, et tohutu stress on kõik kogu aeg meeles pidada. Muidu ma saan karistada või ema käest riielda, kui ma ei pea meeles. Ja siis on teistpidi nagu ei ole seal nagu lõdvestumist, vaid on nagu kogu aeg siis see, nii, kas mul ikka on kõik niimoodi selline ikka päris suur kontroll, mis on üsna väsitav, et ma tean inimesi, kes nad ei vajagi märkmikut, nad mäletavad absoluutselt kõiki kokkuleppeid, kõiki kellaaegasid, enam-vähem kalender on nagu peas niimoodi silme ees. Et no ühest küljest muidugi tõenäoliselt päris hea mälutreening, tõenäoliselt peab seal taga olema. Aga noh, seal on ilmselt ka see ikkagi mingi surmahirm, et kui ma nüüd midagi ära unustan, noh, siis on nagu elu läbi põhimõtteliselt ja kõlab nii karmilt, aga no niimoodi see alateadlik tunne on. Jah. Ma mõtlen ise, noh, et kui ma olen unustanud, mul on pigem siis, noh, töö on võib-olla ka alateadlik hirm, alateadvus otsib mingi tegevuse, sagedam on see, et ma väga fokusseerun millelegi, siis nagu ülejäänud maailm kaob ära. Noh, et mingi tegevus on, kus ma olen nagu ülifokusseeritud, noh, siis umbes nagu midagi muud enam pole maailmas, ma olen ainult nagu umbes sellele fokusseeritud. Noh, täna ma panen ikkagi endal kella helisema või noh, ühesõnaga panen mingi meeldetuletuse endale, et ikkagi, sest ma tean juba ennast et ma võin minna nagu sukelduda nii süvitsi millessegi või millegi analüüsi või millessegi, et siis ma enam ei märka, mis aeg on. Aga jaa, nooremana või niimoodi jah, siis ma võisin legendaarselt ära unustada asju. Ma mäletan seda, et see oli minu jaoks ka, et kuidas sa saad niimoodi ära unustada mingeid sündmusi, mingeid kokkuleppeid ja lihtsalt, aga see ongi see, et kui see ei tule üldse pähe, noh, ta ei tule pähe, kuidas ma saan nagu siis seda mida ma teen sellega siis? Jah, et kas ma käin päev läbi ringi, see sündmus et siis ma ei saa ju midagi muud teha. Või siis, kui sa unustad mingid asjad koju, näiteks nagu sa algklassides unustasid, on ju, päris naljakas. See oli algklassides. Läksin kooli ja astusin klassiruumi sisse, noh, nagu tund pidi kohe hakkama. Siis avastasin, et ma olin koolikoti koju jätnud. Päris suur asi, mida koju jätta. Ma läksin õpetaja juurde nina norgus, et õpetaja, vabandust, mul jäi koolikott koju. Noh, õpetaja klassijuhataja oli nagu väga mõistlik inimene või siuke nagu noh, ta ei hakanud praegu, kuidas sa unustasid ja mismoodi, koolikotti jätsid koju, noh, et ei narrinud või midagi. No ütlesin väga niimoodi rahulikult, südamlikult, et aga väga hea, et sa ise vähemalt jõudsid kooli, et istu maha. Ennast ära ei unustanud. Et sa ennast ei unustanud ja ma elasin nii lähedal koolile, et ma käisin mingi vahetund nagu ruttu kodust läbi ja tõin uuesti ära. Aga jah, noh, lihtsalt jah, selliseid asju juhtus küll. Ei, no ma arvan, et seda absoluutselt kõikidel inimestel ja lastel ja kõikidel, et sa unustad, me unustame asju. Mul tundub ka see, et mul käis võib-olla ka palju selliseid võib-olla sisekõnesid või sise nagu dialooge
noh, mingi noh, et kui sa oled fokusseeritud väga lihtsale tegevusele, näiteks ma lähen kooli, nii, mida mul on kooli minekuks vaja? mul on koolikott, ma ei tea, siis oli koolivorm ka sellel ajal, noh, kas need mul on, nii, ma asun teele, nii. aga ma arvan, et noh, minu sees toimus see, et noh, mingid sisekõned endaga, kellegi teisega, noh, et sisemaailmas käis nii palju infot, et noh, see ülejäänud tegevus oli nagu sihuke nagu noh, natuke sihuke zombilik kulgemine lihtsalt. et ma kuskilt nagu teadsin nagu, et ma peaks nagu kooli minema, samal ajal käis sisemaailmas nagu noh, nii suur infovoog, et ma olin nagu pilves või noh, ja ma ärkasin alles siis, kui ma klassiruumi nagu olin nagu klassiruumis, siis alles jõudis nagu kohale, et oota, kus ma olen ja mis mul siin on ja mida mul ei ole, koolikotti ei ole, onju. noh, et ma olin nii automaatika ära, peale kõik. jah, ma Mhm. nii automaatselt läksin sinna, noh, et keha teadis, et ta peab kooli minema. tegelikult see juhtimispult oli nii hõivatud nagu mingi muu info töötlemisega. Aga muideks ma olen lugenud kanaldatud tekstidest seda, et vahel võibki nii olla, et meil toimub täielik restart. Et mul on endal selline kogemus olnud, et ma sõitsin autoga Orissaarde ja oli hästi selline, noh, ilus päikeseloojang oli ja taevas oli roosa ja siis ma lihtsalt jäin vaatama seda taevast, nagu sõitsin samal ajal autoga küll edasi, aga lihtsalt, et issand, kui ilus ja siis ma jõudsin Orissaarde ja mul absoluutselt ei tulnud meelde, miks ma Orissaart tulin. Niimoodi, et ma sõitsingi sinna keskväljakule, panin auto sinna nagu seisma kultuurimaja ette ja siis ma üritasin meenutada, miks ma Orissaarde tulin. Nagu mis noh, mu täiesti eesmärk üldse oli? ja kõik oli kadunud, nagu kõik oli kadunud. Ja siis vaatasin ringi, siis ma nägin vist mingit last kuskil, siis ma olin, et ma tulin lastele lasteaeda järgi lapsed lasteaiast koju tulla. aga noh, see oli natukene isegi hirmutav tunne, et noh, et nagu, et ei saagi ühendust sellega, noh, nagu, et mis ma siin teen või miks ma siin olen. siis et ma mis sain aru, taotlusega ma üldse asusin teele? jah, et noh, et see oli tegelikult päris hirmutav, mul sellist, no ikka lõpuks tuleb meelde või noh, päris sellist olukorda mul pole rohkem nagu olnud, aga see oligi tõenäoliselt ka nagu selline restardi koht ja vahel meil võibki olla ikkagi, kuidas asjad meelde ei tule, et kui nagu aju kohta lugeda, eks ju, siis mm, eh, emotsionaalsed sündmused võivad viia nagu siin nagu noh, järje pealt ära, siis ongi see, et ju ajukoor, eks ju, ei suuda olla aktiivne, siis see tegevus läheb sinna keskele aju sellisesse limbilisse Limbilisele. osasse ja analüütiline meel on kõik läinud, eks ju, see lihtsalt oled ja kulged ja vaatad ringi, ei saagi mitte midagi aru ja siis võibki juhtuda, et sa unustad kõik asjad ära. teinekord võib isegi juhtuda, et sa ei saa aru isegi, kes sa oled, mida sa teed. ja siis mingi hetk jälle nagu tuleb tagasi, ahah, okei, ajukoor hakkab tööle, saame jälle nagu mõelda ja kus ma üldse olen, nagu saame nagu ümbrusest aru ja nii edasi. jah, no meil hakkab aeg otsa saama või noh, aeg lõppema, et võtame kuidagi kokku, noh, põhimõtteliselt, mis see on, siis tasuks nagu tähele panna, et miks ma unustan mingit asja, kas ma tegelikult ei taha seda asja teha, no näiteks, et no näiteks sinu näitel, et sulle meeldib rääkida, see on fakt, on ju. see on nagu, ja sa teed seda ja sa oled osav selles ja sul tuleb see hästi välja. ja nüüd salvestuse käigus nagu aju hakkab nagu ära unustama seda, et mis ma pidin tegema, on ju. noh, et selles mõttes tuleks endaga leebe olla, et mitte süüdistada ennast ja teistest ka aru saada, teiste suhtes kaastundlik, et keegi ei unusta neid asju ju tegelikult meelega ju ära, noh, mingid asjad on. et noh, sageli inimesed nagu kas siis solvuvad või tunnevad ennast puudutatuna, kuidas ta minu asja ära unustas, et kas ma ei ole väärtuslik või kas see minu ettevõtmine ei ole väärtuslik või. Enamasti see pole üldse midagi isiklikku, noh, et sellel inimesel endal võib olla kas selle tegevuse või kontekstiga mingi segadus. ja see lihtsalt noh, nii-öelda alateadvus kaitseb selle eest justkui seal justkui pole midagi ohtlikku, kui sa nagu loogiliselt mõtled või niimoodi, et mis siis see kõige hirmsam on, mis seal juhtuda saab. ja ometi alateadvus võib nagu kaitsta selle eest ja lülitada välja selle mäletamise lihtsalt selle meelest ära. Mm -hmm. ja et siis noh, mõista ennast ja mõista teisi, et
ja märgata, et kuidas see mittemäletamine töötab, mis kontekstis ta siis ei tööta või ei tööta, et noh, et ja võibki olla, et inimesel on üleüldse sihuke stabiilne nii-öelda igapäevane turbulents, et tal ongi väga raske kasutada mälu. Mhm. Et aga võib ka olla, et see on ainult mingites konkreetsetes kontekstides, kus mälu kaob ära olukordades jah. ja mingites olukordades. Ja tavaliselt on see niimoodi, et see on nagu, see võib olla, inimesel tekib mingisugune assotsiatsioon, emotsionaalne assotsiatsioon millegagi. Mhm. Noh, see võib olla isegi sessioonides on inimesed öelnud, noh, ma ei mäleta mitte midagi enda lapsepõlvest, nagu mitte midagi, noh, midagi ikka mäletad, kukkusin jalgrattaga või mul oli koer või ma ei tea, noh, mingid mälestused, ei, mitte midagi ei mäleta. noh, et siis see on, noh, midagi oli nii intensiivset, et noh, üldse see koht on nagu just nagu parooli alla pandud kõvaketta peal. Ja pärast siis, kui juba saab energia liikuma või see tundub turvaline või niimoodi, siis hakkavad meenuma nagu asjad, hakkavad mingid energiad meeldima, mingid mälupildid tulevad uuesti mingitest olukordadest. et jaa. ma saan aru, et aeg lõpeb, aga ma tahan veel ühe asja öelda, et teinekord on niimoodi, noh, kui nüüd pikaajalisest mälust rääkida, et näiteks ühest ja samast perest on lapsed ja on mingi emotsionaalne sündmus, mida üks laps mäletab ja teine ütleb, mis asja, sihukest asja, oh, mäletad, kui me käisime perega seal ja siis oli see ja see. Näiteks mul õega ükskord oli niimoodi ja õde ütles, et mina ütlesin nagu, et mis asja, me pole käinud, siis ma ei noh, nagu absoluutselt ei tule meelde, et üldse seal käinud oleks ja üldse mingid selliste inimestega kohtunud. Ja siis samal ajal mina räägin õele, et kuule, mäletad, ükskord oli niimoodi seal, kui olime seal ja siis juhtus niimoodi ja õde ütleb nagu, mis asja, sihukest asja pole absoluutselt olnud, sa mõtled välja praegu selle asja. et ongi niimoodi, et millega meil nagu mingi emotsioon kaasa tuleb, siis sealt meil jääb midagi meelde või meil üldse ei jää midagi meelde. Ja siis on hästi huvitav vaadata nagu ühest perest, kuidas võivad mäletada nii erinevaid sündmusi ja mingid sündmused nagu täiesti ära unustada. Mis on väga huvitav. mis tundusid väga intensiivsed näiteks või üks väga selgelt mäletab, on ju. või see puudutas mind, on ju, õdeda nagu see asi nagu niimoodi ei puudutanud, aga teda jälle vaata puudutas midagi muud, mis mind nagu ei puudutanud, et noh, minule ei jäänud see nagu meelde, minu aju või mis iganes ei pidanud siis seda nagu oluliseks või minu olemus. et noh, et see mälu on üsna selektiivne. ja ma olen ka lugenud, et mälu muutub ajas, ehk siis meie mälestused ei ole nagu videolint, vaid nad nagu vaikselt muutuvad et me ei saa mälu peale päris kindlad olla. selles mõttes, et ma mäletan selgelt, et see oli nii. Võib-olla. jah, nii et väga hea, see on põnev teema. See mäluteema ja väga palju ja mul on päris mitmeid sessioone ka olnud, kus inimene tulebki, et tahab mäluga tegeleda, et miks ei mäleta. Ja väga sügavaid asju üldiselt on sealt ka tulnud, nii et, aga kes tahab näha enda puhul, et miks minul miskit siis ei meenu, siis ikkagi kõige parem on seda vaadata sessioonis. Alateadvusest kätte saada, mis seal siis on. nii et teeme sessiooni, et me saame mäletada endale vajalikke ja kasulikke asju ja et me ei pea pingutama selleks, et neid mäletada, et need on ju kasulikud meile. Nii et tänud vaatamast ja kui kellelgi meenub, kui keegi mäletab midagi sellist, kus ta ei mäletanud midagi, siis võite jagada oma kogemusi ja lugusid ka siin kommentaarides allpool, nii et like, subscribe ja näeme jälle.